Selles videos siin räägime Kairi ja Markusega Bold Tuesday'st, kes tegid meie Amazoni koolituse läbi circa aasta aega tagasi. Nüüd te olete aasta aega turul olnud, Amazoni võlusid ja valusid omal nahal läbi kogenud, igatepidi teadmisi rakendanud ja räägime natukene kogemusest, et kuidas siis Amazon on olnud, kuidas koolitus oli ja mis siit on võib-olla mõned takeaway'd ka teistele, kes tahavad Amazoni teha või mõtlevad selle teema peale. Aga äkki Kairi ja Markus räägite natukene enda taustast, et oma ettevõttest, kes te olete, mis valdkonnas tegutsete praegult, kaua olete tegutsenud, kuidas Amazonina sattusite, mis see lugu on seal taga? Ma võin alustada sellest, et meie firma on siis 10 aastat vana, täpselt tegelikult, ja me tegutseme kõige laiemas mõttes disaini valdkonnas. Esialgu me tulime turule maailmakaartidega, mis ma arvan, et eestlaste hulgas on tegelikult päris isegi teada tuntud, et tõenäoliselt nii mõnigi on saanud kingiks või ise kinkinud. Ma olen näinud täiega kodudes neid. Ja mustvalgeid minimalistlikke reisiplakateid, kuhu siis oma külastatud paiku märkida. Ja nendega me jõudsime päris laialt eksportida, kuskil mingi 70 riiki, kuni tuli koroona. Ja sel hetkel me olime tegelikult juba mõnda aega mõelnud, et kuhu sealt edasi, et mõelda võib-olla natukene mingisuguse laiema teema peale. Ja me jõudsime välja sellise eesmärgistamise ja unistuste ja sihtide seadmise tööriistana nagu visioonitahvel ehk vision board ja siis ka motivatsioonikaartideni ehk siis, et asi, mida võivad kasutada nii coach'id kui ka inimesed iseenda peal, siis enesearengu tööriistana, mis aitab neil luua sellist selget pilti, kuhu nad oma eluga välja tahavad jõuda ja kuidas selleni liikuda. Et nii-öelda loogiline edasiarendus või laiendus sellest, et reisimine on üks väga suur osa unistuste elust, aga et mis seal veel on. Ja selle tootega tekkiski mõte, et me olime nagu enne ka rääkinud, et kunagi oleks väga huvitav Amazoni proovida, aga me teadsime sellest väga vähe ja siis selle mõttega me seadsime aasta alguses eesmärgid, me panime paika, et now or never, me tahame Amazoni järgi proovida ja siis Markus leidis sinu ja Digital Merchanti ja tuli nagu selge kiire otsus, et kui te koolitust pakute, siis me tuleme ja teeme. Võin täiendada, et see otsus oli ikkagi niimoodi, et mitu korda oli, et ma ikka ei tea, et me ikka mõtleme selle üle, et ei ole, kas on raha või investeeringud väärt. Jah, sest et see Amazoni mõte oli meil tegelikult juba ütleme, et 2019 juba täiesti seal keerles, aga see konkreetne toote või tooteseeria, mis me nüüd siin teeme ja läksime Amazoni, on 2020 tegime seda, hakkasime arendama. Ehk siis see mõte oli juba aasta-poolteist juba varem, aga me polnud kunagi jõudnud selleni. Aga siis kuidagi sattusime sinuga ka rääkima ja mitu korda pendeldasime seda mõtet või siis lõpuks helistasid ja siis tegime selle otsuse ära ka. Nüüd aasta aeg ongi oldud Amazonis kokku, et kuidas siis esimene aasta Amazonis läks? Väga hästi. Jah, et meil on juuli 2021 lanseerisime ja tegime 12 kuuga käive 300 000. Et täiesti nullist ilma varasema kogemuseta võiks öelda, et päris hästi, kuna ka meie nii-öelda eelnevad käibed, me olime ikkagi pisem mikroettevõte oma eelnevate toodetega, et siis me täiesti ületasime kõiki oma eelnevaid numbreid ka sellega. Väga äge. Lisaks sellele, et ise me ka nüüd oleme 6 aastat Amazonis tegutsenud ja teinud ja meie esimene aasta me ei pannud ka, nagu me tegime poole vähem peaaegu, kui te tegite oma esimesel aastal, nii et kuudos, et päris äge. Et aga kuidas see teekond siis välja nägi, et kas kohe alguses hakkas nagu hästi minema, plahvatas või olid mingisugust kõikumist, on tagasilööke olnud, et mis see kogemus sealt on olnud sellest aastast? Anname mõlemad oma selle sisendi, et üks väga oluline asi, et meie puhul kindlasti nagu kuud ei ole võrdsed, ehk siis meil on hästi hooajaline toode, mis
tugevalt aasta lõpus, jõulude ajal ja eriti siis jaanuaris, uue aasta alguses nagu siis ta plahvatab. Tagasilöökidest on juhtunud out of stocki ja seda on tõesti reklaamis ja kõiges pärast ka nagu selgelt tunda olnud, et kuidas asjad ei taha sama koha pealt jätkuda, vaid sa pead nii-öelda uuesti hakkama ronima. Üldiselt ma ütleks, et start minu meelest oli nagu stabiilselt tugev, et meile hakkasid review'd kohe kenasti tulema ja tegelikult keskmine hinne on nagu, sellega on ka pidevalt hästi olnud, et tegelikult kvaliteedi probleeme, kuna me nagu tõesti ise toodame ja meil on nagu väga hea ülevaade sellest, siis seda probleemi kui sellist ei ole olnud, aga on olnud neid momente, kus ühe toote puhul me korraks kahtlustasime mingit sellist pahatahtlikku review rünnakut, kus täiesti nagu kummaliste kommentaaridega jäeti nagu kehvasid reviewsid. Ja see korraks nagu mitu tükki järjest, aga nüüd, kuna stabiilselt kogu aeg ikkagi reviewsid tuleb peale ja kõik selles mõttes on nagu jookseb, et siis see on ilusti ära tasandanud. Ja teil on 2 toodet põhimõtteliselt, millega siis aastas 300, väga impressive. Ja toodate neid Eestis, kuskil välismaal? Hetkel veel Eestis. See on teadlik otsus ka nagu olnud. Et kuna ma nagu Kairi mainis, et me suudame seda kvaliteeti kontrollida, et tänu sellele palju rohkem, et meil see kvaliteet on, ma arvan, üks olulisemaid märke võrreldes sellega, mis meil seal konkurendid toimetavad, on ju. Et kui loeme neid reviewsid ka, neid positiivseid reviewsid, siis iga teine on nagu see quality nagu on seal sisse toodud, et see on nagu, tänu sellele me hoiame ka seda review'id kõrgel, on ju. Aga mis ma tahaks korra mainida ka sellele lanseerimisele või see, et kuidas me läks käima see, et siis kuna me saime seal koolitusel väga selge blueprinti, väga selge, kuidas täpselt step by step tuleb nagu teha. Ja me tegime sõna otseses mõttes nii-öelda punkti haaval täpselt nii, nagu ette oli öeldud. Ja nii-öelda täitsime need punktid ära ja see läks täpselt nii nagu see justkui nii-öelda teoorias nagu pidi minema. Et meil oli nagu see nii-öelda väga hea kogemus sellest, et me ei hakanud seal ise midagi miksima, proovima või et umbes skipime midagi või sellist kuidagi, et kuskilt teeme nurgad, nii-öelda lõikame maha, nagu, et ma arvan, et see oli ka nagu selles mõttes üks eduvõti. Ja mis ma veel ütleks, et kui me alustasime, et koolituse alguses meil tegelikult ei olnud ju sellist Amazoni turu-uuringut, meil ei olnud täit ettekujutust, kuivõrd see toode Amazoni sobib. Ja seal meil oli aimdus, et see võiks olla hea fit ja koolituse käigus selgus, et üks toode on nagu väga hea fit, kuigi pisikese turuga, vähe konkurente, justkui nagu pisike turg, teine on suur turg, palju konkurente, aga tegelikult mõlemad on hea fit. Ehk siis selles mõttes see õnnekomponent ikkagi on ka olemas, et vähemalt me ei põrganud selle vastu, et see on võimatu. Milline üldse oli arusaam Amazonist kui sellist müügikanalist ja seal tegutsemisest enne seda koolitust ja kuidas see on siis nüüd, et peale selle koolituse läbimist? Meil oli aimdus, ütleme nüüd ausalt, ega meil suurt selgust ei olnud, et me väga selgelt aru ei saanud, mis platvormiga tegemist on, sest et meil, kuna me, nagu mainisime enne, et me olime selliseid disaintooteid tegime, alustasime ka väga selliselt nii-öelda, et me olime ka ainult disainpoodides, näiteks disainbutiikides ja niimoodi ja oma füüsiliselt müügil on ju ja meil see nii-öelda, meil algselt tundus, et see Amazon on selline natukene selline koht, kus sa ei taha olla oma toodetega. Mina konkreetselt kartsin hinnasurvet, et meil on võib-olla täiesti vale hinnaklass lihtsalt. Ja tal ei olnud sellist nagu nägu või sellist oma sellist tundus selline, et see on nagu anonüümne koht, kus olla, aga tegelikult see on üks kõige loogilisem või kõige suurem müügikanal, oleme tootest muidugi, aga seal nagu tasub kindlasti olla, et nagu ka väga paljud kõik tegelikult maailma brändid on ju seal sees ja niimoodi. Aga algselt kuidagi ei olnud sellist
noh, teadmist kindlasti ei olnud, aga mingisugune aimdus oli, et noh, et mis seal kuskil midagi toimetab, on ju. Aga aastatega on seda järjest ka rohkem, on ju, ka siin Eesti maastikul on ju neid edulugusid tulnud ja kuuled, et tema on seal ja tema on seal. Noh, ja see loomulikult see ise nii-öelda kliendina Amazonist ostmise kogemus, ma arvan, et see oli meil kõigile olemas, aga selle pealt ka see hirm, et kurivõim, et mis siis, kui meid selle kohutavalt kopeerima hakatakse. Et see oli meil kogu selle perioodi, kui me mõtlesime, kas minna või mitte, see oli kõige suurem argument tegelikult. Et mis siis, kui see tundub nagu kuidagi riskantne, aga et tegelikult reaalsuses nagu see võib sul juhtuda ka ükskõik millise teise kanali kaudu. Selline nagu mõttetu hirm mingil määral, sest et nagunii sind võidakse maha teha või viksida nii-öelda ükskõik kus ja nii-öelda see, kui sul on hea toode, siis see, kui sa teed seda natuke paremini või isegi veel palju paremini kui teised, et siis see nii-öelda see edu võimalus nagu on kõvasti kõrgem kui see, et sul mingi šanss on, et keegi kuskil kopeerib sind. Aga on siis kopeeritud praegult või pigem mitte? Või ebaõnnestunult kopeeritud? Amazonis pole. Toote mõttes mitte küll, aga me oleme näinud, et mõned konkurendid on võib-olla natuke oma pilte tuuninud kahtlaselt nagu tuttavas suunas. Tegelikult meil oli ühes portaalis Etsis. Etsi portaalis, kus me nagu natukene nii-öelda vaikselt oleme nagu varasemalt toimetanud, et siis seal oli ikka konkreetne see meie konkreetsest tootest oli siis nii-öelda püütud üks ühele midagi sarnast luua, aga noh, see oli siuke alla arvestus, et Amazonis oleks see review 1,3, ma arvan, sellisest stiilist. Jah, eks seal ilmselt nagu koolituse läbinuna või nüüd müünuna ka, siis tegelikult näed, et see kopeerida võib ju toodet küll, aga seal on palju rohkem seal pinnal peidus kui ainult. Et see kogu see turundusstrateegia ja positsioneerimine ja kuidas sa teed reklaame ja nii edasi, see on tegelikult palju suurem tükk, ja seda ei ole võib-olla enam nii lihtne kopeerida. Kuni selleni, et kuidas sa klientide mingitele kaebustele või mingitele murekirjadele vastad või noh, et seal on nii palju, millega sa saad seda mõjutada. Jah. Kuidas te kirjeldaksite seda Amazoni koolitust, mille me siis ühiselt tegime, et mis olid need peamised nagu õppetunnid või taipamised või tulemused, mis te endale saite, et mis enam meelde on jäänud või välja tooksite? No, see koolitus üks kõige paremaid asju või selliseid, miks me oleme siin, kus me täna oleme nii-öelda enda eduga, on ka see, et see pani tegutsema. See on otsus mõttes, et see aktiivne nii-öelda tegutsemine, et ülesanded, nii-öelda kodutööd, see info hulk on ju läbitöötamine, kõik see tekitas selle, et sa said selle ratta peale. Et see oli üks nagu, see oli niisugune nagu keegi tagant natukene õrnalt nii-öelda näpuga torgib sind, et see oli üks nagu väga olulise asju selle koolituse puhul. Mina mainiks seda grupi tuge ka, et see, kui ta oleks mingisugune anonüümne asi ala, ma ei tea, võtame mingid Courserad ja muud keskkonnad, et kus sul ei ole seda coaching osa ja seda, et sa nii-öelda selgelt näed, kellega sa koos oled, et võib-olla seal mingil määral, ma ei ütleks, et niisugust võistlemismomenti, aga ikkagi, et sa nagu tunned seda õlatunnet, sa saad küsida, sa saad väga palju arvamusi, et ka see, et me ei saanud ainult nagu sinu ja Digital Merchanti tagasisidet, vaid tõesti ka nagu kõik teised nagu teised osalejad andsid ka oma arvamuse, teise värsked silmapaarid kohe teemale peale. Ja, seda oli väga palju ja et see tempo nagu tekitas momentumi. Ja see pikkus ka ikkagi on, et see ei olnud selline, et ühekordne mingi väike sutsakas on ju, et noh, et ma ei tea, siin paar videot on ju või paar kõnet on ju, vaid see oli nagu väga selgel nagu algusest lõpuni selline detailselt läbi töötatav nagu selline kursus. Et noh, see oligi, seda ei saagi teha 1 kuuga või sa ei saagi teha seda 2 nädalaga, aga see võtabki aega, kui sa sinna paned aega. Nagu iseseisvalt ka aega, sisuliselt see kursuse osa on võib-olla siuke, ma ei tea, 50% või 1/3 on ju võib-olla, aga see ülejäänud aeg tegelikult või noh, sa võid kui sa päriselt teed, sa võid teha ka ainult seda kursuse osa nagu või noh, nii-öelda vaadata ja kuulata on ju ja olla pigem passiivne on ju, aga noh, et tegelikult kui sa paned selle sama mahu veel iseseisvalt sinna sisse veel hiljem, et noh, et see tekitabki sellise hästi pika, mingis mõttes pika perioodi, aga see
sa tunned ka, et see kõik on viimse detailini nagu see info on olemas sul ja sa saad selle läbi töötada. Ma arvan, et sellest kohe rakendamisest oli tohutult kasu, et kui ta oleks lihtsalt jäänud sükeseks teooriaks ja vaatamiseks, sul läheks sealt nii palju kaotsi, et see läbi tegemine nagu kohe samal hetkel õpid, kohe rakendad, et see... Rääkides rakendamisest, siis mis te hindate, et palju teil läks iganädalaselt aega koolituse läbimisse ja ülesannete tegemise alla, et lõpuks jõuda siis Amazoni toodetega turule? Väga hea küsimus. Ma arvan, et see pigem saab lugeda kokku need üksikud tunnid, kui me seda ei teinud sel perioodil. Oli ikka päris et me panime hullu, et... No selles mõttes, et ikkagi nagu täiskohaga nii-öelda, kuna meil oli ka nii-öelda muu tööosa seal kõrval veel on ju nii-öelda eelnevate teiste toodetega muudes müügikanalites on ju, siis see nii-öelda ikkagi 9 to 5 on ju esmaspäevast reedeni on ju nagu ja see Amazoni võttis sealt ikka, ma arvan, korraliku selle 2/3 ära ikka ilusasti. Aga meil ka eelnes ka sellele koolitusele eelnevalt ju tegelikult me ei tulnud nii-öelda käed taskus sinna on ju, et me olime ka tegelikult eelnevalt pannud ikka see product research, valideerimine, reaalselt valideerimine päris inimestega, erinevad huvigruppidega, toote testimised, toote arendused, kõik need muudatused sisse. See plokk on ka veel tegelikult eelneb sellele kursusele. Et meil oli juba mõnda aega tempo väga üleval olnud, nii et me lasime sama nagu... Panite samas teemas, aga lihtsalt muutsite natuke võib-olla fookust mõneks paariks kuuks on ja. Aga palju praegult teil läheb Amazoni selle äri ja nüüd, kus te olete nagu sisse ennast töötanud, siis mis see iganädalane, igakuine töömaht on? Iganädalane kuskil siuke 5-10 tundi äkki väga roughly öeldes. Sõltub jälle, mis ülesanded ka parasjagu. Näiteks nüüd suvel me tegime natuke põhjalikuma auditi uuesti, ehk siis vaatasime üle uuesti keywordid, vaatasime üle konkurendid, vaatasime üle enda toote kriitilise pilguga, et jälle mingid sellised natuke põhjalikumad asjad. Ja tootmine pool jällegi, et mingid tootmised on etapilised, et siis sa pead jälle rääkima, suhtlema, tellima, kõike seda organiseerima, need on sellised hästi intensiivsed blokid mingil hetkel. Aga... Muidu on igapäevane reklaamide optimeerimine, teeme kuskil rütm on 1 kord nädalas ja sinna peale tavaliselt läheb kuskil niiviisi 1 kuni 2. Aga ei, tegelikult küll, et Amazoni osas nagu tegelikult, kuna ma ütlen, 5-10 tundi võib-olla nädalas 2 peale võiks nagu tegelikult täitsa päina. Kui need teadmised nüüd sellest koolitusest praktikasse panna või te panite ikka seda hästi korralikult praktikasse, et kasutasite igat võimalust, et kõik koduülesanded ära teha, te küsisite hästi palju küsimusi kogu aeg, et igas coachingu kõnes oli kogu aeg käsi püsti, et aga kuidas see ikka toimib, kuidas see töötab. Aga kui need teadmised praktikasse nüüd panna või pandud said, siis kui palju sellest koolitusest teile rahalist kasu on olnud või on? Ma ütleks, et kogu eelmise aasta käive, kogu Amazoni käive. Jah. Muud moodi oleks keeruline vastata sellele. Et ma arvan, et meil oleks see lansseerimine ilma koolituseta väga teistmoodi välja kukkunud. Ütleme, et ma näen nagu nii palju neid selliseid vigu, et alates ükskõik millest, ma arvan, et ma oleks lähenenud nii pealkirjadele, piltidele, reklaamile kindlasti täiesti teisiti, kuni selleni välja, kas me üldse oleks reklaami teinud. Et ma arvan, et see oleks väga lühike sõit seal olnud. Nii et siis võib panna koolituse hinnaks 300 000. Ma ei tea, kas kliente ka nii tuleb, aga jah. Jah, põhimõtteliselt. Kellele teie arvates see koolitus sobib? Või võiks sobida? Ma arvan, et kindlasti meiesugustele, ehk siis, et kellel on toode olemas, kes tahavad Amazoni proovida või ütleme, et võib-olla, et kellel on ikkagi kindel tahtmine nagu sinna minna ja testida ja proovida, näha, kas see asi nende jaoks töötab. Aga... Ma ütleks lisaks ka sellele, et keegi, kes mingil määral see vajab sellist kerget riskitaluvust ka. Et riskitaluvust võib-olla selle koha pealt, et
sa pead olema valmis nii-öelda ka Et konto finantsiliselt läheb või rahaliselt, ühelt poolt seda on ju, aga ka rahaliselt seda, et sa pead olema valmis nagu mingil määral noh, nii-öelda kas riskima. Võib-olla tegelikult ka need, kes on Amazonis omal käel proovinud ja kellel ei ole sealt midagi välja tulnud. Et võib-olla see ka neile võiks tegelikult olla sihuke õige koht. Ja noh, ma tean, et te olete pakkunud ka meiega samal kursusel või koolitusel oli neid, kes on Amazonis juba toimetanud, et ka nende tagasiside oli ju tegelikult see, et nad said väga palju uut infot. Ehk siis nagu mõnes mõttes tahaks öelda siukse tobeda lause, et see on kõigile, aga jah, et ma arvan, et seal ei ole nagu, vähemalt meil ei tekkinud seda tunnet, et nagu täiesti nullist alustajad ja suhteliselt kogenud inimesed oleks nagu, kellelgi oleks olnud kas liiga raske või kellelgi meeletult igav. Et lihtsalt seda mahtu on nagu nii palju, et ma arvan, et kui sa ei ole seal nagu sama pikalt tegutsenud kui sina, siis sul ongi lihtsalt väga palju sealt veel õppida. Ma tahaks lisada seda ka, et paratamatult inimene peab ka ise siis sinna panustama oma aega. Et see sobib sellele, kes on valmis seda panustama iseseisvalt, pingutama ka. Et see koolitus ei ole selline, et sa lihtsalt lähed sinna mütsiga lööma või midagi sellist nii-öelda, et vaatan ära ja vaatab, mis saab. Päris Amazon nii ei ole, et panen tooted ülesse ja siis jään ootama raha mägesid. Never say never, võib ka juhtuda niimoodi, aga tegelikult selles mõttes, et sa pead ikkagi nii-öelda panema, sa pead tahtma seda teha. Sa pead nii-öelda mingi asi ei tule lihtsalt. Ühesõnaga, et teil on tegelikult ka ikkagi päris, et teil on küll hea tulemus olnud, aga ma saan aru, et te olete tegelikult sinna ikkagi päris palju ka nagu tööd sisse pannud, et see ei ole nagu et see ei ole nagu lihtne olnud. Lihtne on suhteline jällegi või subjektiivne, mis asi on lihtne, aga jah, selle koha pealt ajaliselt kindlasti see paratamatult koolituse maht on üks ja siis sa pead arvestama, et mingi mahu sa paned kindlasti ka oma ajast väljapool koolitust. Okei. Mis te ütleksite näiteks kellegile, kes kaalub Amazoni minna või koolitusest osa võtta, et mis on mingi sõnum, mida sa annaksid edasi, et kui sa teeksid ise uuesti läbi või sul mõni sõber läheks seda tegema, siis mis oleks see peamine takeaway, mis sa ütleksid, et pea seda kindlasti silmas, et millega peaks arvestama või? Küsi palju küsimusi. Ja koolituse osas kindlasti, et nagu sa saad sealt lihtsalt nii palju rohkem, kui sa aktiivselt kui sul on live coaching, teeb ettevalmistust kodus, kui sa teed seda kursust, küsi küsimusi, pane kirja, küsi, see on kõige parem koht, kus sa saad tagasisidet ja suure tõenäosusega enamik või mingi osa inimesi paratamatult ei küsi, nii et sul on see suurem šanss nii-öelda seal nii-öelda saada see vastus kätte, et seda kindlasti kasutada ära, sest et see on nii-öelda maast leitud nii-öelda võimalus. Ma ütleks seda ka, et ole valmis või nagu mine koolitusele siis, kui sa oled valmis ka kohe accounti avama, et jällegi, et see ei jääks sul selleks teoreetiliseks asjaks, et ma ei ütle, et sul peab see toode juba nii-öelda Tallinnas kuskil laos olemas olema, aga et vähemalt, et sa saaks neid samme praktiliselt kaasa teha, et minu meelest saaks ka päris oluline. Et see, mis puudutab koolitust, aga Amazoni koha pealt laiemalt, et mis me selles osas soovitaks. Kui sa ei proovi, siis sa ei saa teada, nii et nagu lase mingitest eelarvamustest lahti. See ka, et kui sul on päris sul on juba toode olemas, nagu meie puhul oli, meil oli toode tegelikult olemas, aga me reaalselt redisainisime põhimõtteliselt nullist samal ajal, kui koolitus oli, et nagu tegelikult see toode, millega me tulime koolitusele, me ei lansseerinud selle tootega, see jäi see kontseptsioon jäi samaks, aga sisuline ja sisu kõik muutus. Et see peab ka nagu, lase lahti, et see, mis sul praegu on, ei pruugi olla see, mida sa Amazoni lähed müüma. Ja küsiks sellist asja ka veel, et teil on olnud nagu ilmselgelt väga hea aasta, et 300 000 sai käivet tehtud, oluliselt rohkem ilmselt kui Eestis on müügid olnud, on ja. Mis edasi? Mis siit nüüd vaatab, et tundub ju nagu ideaalne elustiil, et teed siin 10 tundi või 20 tundi 2 peale nädalas tööd aga mis edasi?
toome 3. toote välja. Mis muud? Kõigepealt esimene jah, 3. toode tuleb nüüd siin sügisel. Ja ega see 500 000 ei ole tegelikult, see on suhteliselt käekatsutav. Ma ei imesta, et võib-olla isegi see aasta või järgmise 12 kuu jooksul tuleb see 500 000 ära näiteks. Ma ei tea, siuksed väike step by step mingid eesmärgid on. Et nüüd, kui on ka review'd all, mõlemal 200+ ja review'd. Et see detsember, mis eelmine aasta oli, ma arvan, et me ei oska ette kujutada, mis see detsember, eelmine detsember versus see detsember tuleb. Sest tollel hetkel me lasime ikkagi suhteliselt ju alles lansseerinud tootega. Et siuke huvitav aasta lõpp ja aasta algus tuleb ka kindlasti. Ehk siis küsime screenshot'e, kui aasta on läbi saanud, et näha, mis on siis vahe, kui on üks 20 review'd versus 200 review'd toodetele top-positsioonidel. Aitäh teile, et jagasite oma kogemust ja mõtteid teiste potentsiaalsete huvilistega ka. Aitäh sulle!